Aastaks 2050 peame olema saavutanud kliimaneutraalsuse, mis tähendab seda, et fossiilsetel kütustel sõitvad autod lähevad ajalukku ja kasutusele tuleb võtta alternatiivseid kütuseid tarbivad sõidukid. No, praeguse hetke seisuga on linnapildis juba üsna tavapäraseks saanud see, et näeme elektriautosid. Ja kui elektriauto on ikka hetkel veel üsnagi krõbeda hinnaga, siis on olemas õnneks ka soodsam alternatiiv, ehk siis auto, mis sõidab CNG gaasiga, ehk siis lehma kõhu tuulega. Riigi toob teieni Alexel. CNG tanklaid on Eestis üle 20 ja suruõhu gaasil töötavad autod on väga hinnas just nimelt nende autojuhtide seas, kes sõidavad pikemaid vahemaid. Näiteks see Škoda siin omab gaasimahutit, mille läbisõidu ulatus on 500 kilomeetrit ja lisaks on talle paigaldatud ka 9-liitrine bensiinipaak ja seega kombineeritult saab selle autoga ühe tankimisega sõita kuni 650 kilomeetrit. Biometaani saab toota isegi toidujääkidest ja tegemist on siis taastuva varaga, mis on vägagi roheline. Biometaani tootmine nõuab tegelikult erinevat toorainet, nii põllumajanduslikku jäädet, biojäädet kui ka veidi silojääke. Et see on tegelikult nagu hea kokteil, et seal peavad kõik koostisosad olema nende õigesti bilanssis. Kui palju meil selliseid tehaseid siin Eestis on ja kas nad täidavad ära ka meie gaasivajaduse? Eestis toodetakse täna rohegaasi 5 kohas. Selliseid jaamu nagu Oisu, kus kasutatakse põllumajandusjäätmeid, on kokku 4. Nad kindlasti täna ei kata ära Eesti vajadust. See vajadus võiks kindlasti olla kordades suurem. Biometaan on Eesti kodumaiselt toodetud kütus. Rohegaasi tootmine edendab väga suurel määral Eesti ringmajandust. Ehk tegelikult need toorained, mis meil on täna siin, on kuskil mujal jäätmeks ja mille töötleme need ümber. Esimesed surugaasil töötavad lähiliinibussid tulid Eestisse kasutusse 6 aastat tagasi. Tänaseks on tööle pandud ka kaugsõidubuss, mis võtab ette pikki reisi Eestimaa pinnal. Diiselmasinal on niisugune väike vibratsioon sees ja muidugi see tossurida. Gaasimasinad on niisugused mõnusamalt, pehmemalt lähevad ja ei ole niisugust rabistamist taga. Võib-olla diisel on natukene äkilisem ja gaas natuke uimasem, aga lõpplahendusel on gaasimasin ikkagi mugavam sõita kui diisliga. Ja loodus muidugi, mis võidab kõige rohkem siit. Kes oleks osanud arvata, et lisaks sellele, et lehm annab väga maitsvat piima, väljutab ta tegelikult oma kehast välja ka sellist ollust, mis tihti peab küll nina kirtsutama, aga teisalt jällegi sellest on võimalik toota gaasi. Näiteks ühe lehma aastane sõnniku kogus on täpselt selline, et sellest on võimalik toota umbes 200 kilo biometaani, millega on võimalik siis läbida kuni 5000 kilomeetrit. Ja üks leibkond tavaliselt aastas tekitab umbes 130 kilo biojäätmeid, millest on võimalik toodetud rohegaasiga sõita kuni 200 kilomeetrit. Riigi toob teieni Alexel.